tulemast Harilaiu puhkekohta. Täna on selline teistmoodi video. Plaanime minna täna matkale. Ma pole kunagi ühelgi matkal niimoodi käinud iseseisvalt. Ja ma arvan, et meil saab olema tore. Asume hetkel siis Harilaiu puhkekohas. Ja meie plaan on siis liikuda mööda seda rada siit, mööda alumist äärt, kuni jõuame Kiipsaare nukile, kus asub ka Kiipsaare turetorn. Ja sealt edasi siis tuleme teist äärti tagasi Harilaiu telkimisalale ja siis liigume uuesti tagasi siia, kus me praegu asume, ehk Harilaiu puhkekohta. Tegemist on, ma arvan, et Saaremaa kõige pikema õpperajaga. Täna on üsna tuuline ilm, nii et lähme vaatame, mis see matkarada endast kujutab. Nagu te näete, siis Harilaiu telkimisalale on praegu 3 kilomeetrit. Kogu selle õpperaja pikkus on tegelikult 12. Nii et siuke kena lühike matk. Ma loodan, et ikka kuulete ka mind, sest tegelikult ilm on üsna tuuline ja lubab tegelikult ka vihma mingi aeg. Nagu te näete, siis taevas on üsna pilves, päikest näha ei ole. Aga loodame, et vihma ei tule. Tuule vastu mul ei ole midagi, aga kui asjad märjaks lähevad, siis on natuke kehvasti. Täna on muidu 19. juuni ja ongi siuke keskmine Eestimaa suveilm, mida võib võrrelda siukse sügisilmaga. Aga ei kurda! Ma korra mõtlesin, et ma ei hakka isegi pusa kaasa võtma, et nagunii on suvi käes, et mis ma sellest pusast kaasa võtan. Väga hea, et ma võtsin, sest tuul on päris külm. Tänane plaan ongi selline, et käime Kiipsaare tuletorni juures ära. See on selles mõttes asukoha poolest huvitav. Sinna autoga minna ei tohigi. Ei peagi igal pool autoga minema, saab ka jala mindud. Ma panen mütsi pähe, päris külm on. Seal paistab väike metsatukk, ehk seal on tuule väiksem. Ja siin hargneb T2, me paneme siis praegu sinna poole. See rada on üsna liivane siin. Ja kui sul on seljakott ka veel seljas, siis see liiva sees kõndimine võtab päris palju energiat. Ma sain nüüd aru, et see rada tuli hoopis sealt. Ja ma tulin mööda liiva äärt. Nojah, seal ei olnud mingit silte ka. Ja ma tulin enam tunde järgi. Tundub, me oleme õiges kohas. Mu meelest seal asub Vilsandi. Siin on palju tuulevaiksem, kui oli seal, kus me auto parkisime. Ehk siis te kuulete ka, mis ma räägin. Mul on täna õhtul plaanis küpsetada õhtusöögiks midagi erilist. See võib minna mul täiega nässu või tuleb täiega hea. Ja kui te tahate teada, mis asi see on, siis vaadake videot edasi, sest mina teile ei ütle. Tundub, et me oleme ikka õigel teel. Ma olen siuke 1,7 kilomeetrit kõndinud ja mul on selg päris läbi juba. Ma alati proovin pakkida võimalikult vähe asju kaasa, et seljakott oleks võimalikult kerge, et mul endal oleks võimalikult kerge. Aga ikkagi see kott läheb nii pungil täis kogu aeg. Aga ei ole hullu, seal sees on kõik vajalikud asjad, mis meil vaja läheb. Kindlasti jätsime midagi maha ka. Väga vaheldusrikas õpperada on see. Korra kõnnid liivasel pinnal, siis kõnnid sellisel pisikesel metsarajal ja nüüd oled siin ranniku ääres jälle, kus on täiesti kivine pind. Ma ei ole üldse kindel, kas me oleme ikka õigel rajal, sest park oli autosid täis, aga ma ei ole näinud mitte ühtegi inimest. Oleme õiges kohas. kui te käite looduses või ükskõik kus kohas, siis palun ärge jätke prügi maha.
see pole üldse raske. Keegi teine ei pea teie ees koristama. Aga vaadake seda vaadet. Pole paha, mis? Ma pole päris kindel, aga ma arvan, et me oleme kõndinud siuke 3,5–4 kilomeetrit. Selg enam nii kange ei olegi, et see läks siin vahepeal üle. Pole lihtsalt ammu matkanud või noh, viimati sai kaitseväes väike rännak tehtud, et peale seda ei olegi. Tundub, et me oleme õigel rajal, sest seal kaugel paistab Kiipsaare tuletorn, kuhu me tahamegi jõuda. Väga huvitav õpperada, peab mainima. Väga vaheldusrikas, no joh, ei tii. Tegelikult ka või? Ma olen vahest lihtsalt inimkonnas pettunud. Siin ümberringi tegeb päris palju prügi, mis on maha jäetud. Inimesed, võtke ennast kokku. Ärge jätke prügi maha, no joh, ei tii. Torn paistab, ma ei tea, kas te näete. Torn on seal samas, nagu te näete. Aga ma korra põikan rajalt kõrvale. Siin on ka üks huvitav asi, mida ma tahan teile näidata. Aga siin võiks tegelikult väikse pausi teha. Teeme väikse snäkipeatuse. Kiipsaare tuletorn ehitati 1933. aastal, et siis juhtida ja suunata laevu siis siin Harilaiu rannikul. Ta on umbes 25 meetrit kõrge raudbetoonist ja aastaid tagasi ta oli mitusada meetrit sisemaal, aga see meri on seda rannajoont nii palju nihutanud, et ta nüüd täielikult vee sees. Aastaid tagasi oli see Kiipsaare tuletorn, mida kutsutakse ka Eesti piisaltorniks, päris tugeva nurga all, et ta oli mitu kraadi viltu vajunud, aga see aastatega muutub. Ja praegu ta on päris otse jälle. Üritame õpperajale tagasi pääseda. Ma ei tea, kus kohas see täpselt läheb, aga ma tean, et me peame sinna suunas minema igastahes. Jõudsime õpperajale tagasi ja nüüd võtamegi suuna tõlkimisala poole, kus me veedame ka enda öö.
minu paremal käelt näete Laia-Lepa lahte ja ma näen isegi ühte paati siin lahe peal. Nii et me päris üksi ei ole ikkagi. Ega siin väga palju valikut ei ole. Siin on mingi mega suur kuppeltelk püsti pandud, mis on kogu selle ala nii-öelda ära hõivanud. Nüüd peamegi vaatama, kas me leiame endale üldse siia mingisuguse koha. Ma arvan, ma leidsin ideaalse koha. Ma ei taha lihtsalt teistele väga külje alla ronida. Siis on mul ebamugav ja on teistel ka ebamugav. Aga polegi vaja, sest ma leidsin väga ilusa koha meile. Ma arvan, et siia panengi. Võib-olla seal veekogule natuke liiga lähedal või ei ole, aga meil hetkel ei ole muud valikut nagunii. Ma arvan, et paneme siia telgi püsti. Peab vist ikkagi mujale kolima, sest siin on mingi sipelgate koloonia ja nad tunduvad üsna tegusad siin. Hea küll, siia ma jätangi. Ta on veidi kallaku peal, ehk siis see osa tõuseb kõrgemale, kus kohas mu pea on. Ja ikkagi meile jääb see imeline merevaade. Anname vaiad sisse ja fikseerime ära. See maapind on siin üsna kivine ja need vaiad ei taha korralikult sisse minna. No, hea küll. Ja saime lõpuks oma telgi ka püsti. Üsna kehva maapind on. Mõne vaia ma peksin kõveraks ka, aga kinni nad jäid. Ja nüüd ma ei teagi, võiks varsti midagi süüa teha. Hetkel naudime seda merevaadet. Ma enne mainisin, ma tahan täna õhtul midagi erilist süüa teha. Ja selleks on mul kaasas mõned asjad. Natuke jahu, soolsuhkur, kuivpärm ja tibavett. Ja katsume teha pannileiba, pannisaia. Selleks valan pärmi, soola ja suhkrus ja jahu juurde. Lisan veidi vett. Lasen tal natuke aega kerkida. Nii, segasin kõik asjad omavahel kokku. Nüüd on siuke taigen tekkinud ja paneme taigna nüüd kerkima ja siis vaatame, kas sellest üldse asja saab. Nii, jätame taigna siia seisma korraks ja siis mingi hetk saame panni sooja ajada ja saame proovida, kas saame pannileiba või ei saa. Aga ilm hakkab pilviseks tõmbama vaikselt. Nagu te näete, jah, siin telgis väga palju ruumi ei ole. Teoreetiliselt see peaks olema vist 2 inimese telk. Võib-olla 2 last mahub, 2 täiskasvanud inimest kindlasti mitte. Aga ilm on mõnus, meeleolu on hea, telk on üleval, taigen kerkib. Varsti saame süüa, varsti saame juua, et kindlasti mingi ise ka selle suve jooksul siis telkima. Kas sõbraga, sõbrannaga, perega, elukaaslasega, vahet ei ole. Et võtke lihtsalt mingi punt kokku, telgid kaasa, vajalikud asjad kaasa ja mingegi lihtsalt loodusesse. Et neid RMK alasid, kus telkida, on tegelikult päris palju üle Eesti ja võtke head süüa kaasa ja nautige lihtsalt seda aega siin Eestimaa looduses. Ilm on läinud järsku päris külmaks. Magamiskotti mul täna kaasas ei ole, et kasutame sooja riideid, sooja pesu ja fliistekki ja madratsit. Tuul ikka vaikselt tõuseb.
aga tundub, et me oleme ikkagi suhteliselt tuule taskus, et meie telki väga see tuul ei kimbuta. No, ma arvan, et meie piduroog on valmis. Te ei saa öelda, et see näeb hea välja. See näeb väga hea välja. Kiirnuudlid on selles mõttes hea söök. Esiteks need nuudlid on soojad. Ja teiseks, kui sa nuudlid ära sööd, siis see puljongi vedelik, mis siia jääb, see on ka väga soe ja teeb kere mõnusalt nagu soojaks. Ja nüüd mul ongi päris hea olla. No nii, natuke aega nüüd jälle mööda läinud ja ma tunnen, et ta veidikene on kerkinud. Paneme pliidi sooja, proovime, kas me saame mõne mõnusa vannileiva. See näeb päris hea välja. No nii. See ei näe üldse halb välja. Paneme siia peale natuke võid. Paneme veel törtsu mett. Oi, plää, see näeb hea välja. Esimene emotsioon siis. See on mega hea. Vaadake seda. See tilgub selle või ja mee sees, see on nii hea. See on tõesti hea. Ma teen kindlasti vähemalt ühe veel. See lõhnab nii hästi. Viskame ka singiviilud siia peale. Soe sai või meega ja singiga. Täiesti uskumatu. Paneme siit natukene korda ja siis ma arvan, et paneme valmis ka magamisaseme. Kell on saanud vahepeal juba 8 läbi. Tuleb mõelda ka magama minemise peale, siis plaanime hommikul väga vara ärgata, et saaksime oma tegevustega jätkata. Nii, magamisase on ka valmis ja mulle tundub, et päike tuleb välja. Kell on saanud 9 ja ma arvan, et hakkamegi sättima ennast magama. Homme plaanime tõusta 3:30, et saame siis kohe päikesetõusul edasi hakata tegutsema. Proovime kuidagi siia väiksesse telki ära mahtuda.
ei, täna oli tegus päev, kõndisime umbes 9 kilomeetrit, siis homme hommikul ärkame üles ja siis tegutseme edasi. Aga praegu ma lähen poen põhku ära, et siis hommikul oleks kenasti energiat. Okei, head tööd! No nii, tere hommikust. Kell on saanud märkamatult 4:15, mis tähendab, et me magasime natukene sisse, aga ei ole hullu. Ajame ennast telgist välja kohe ja hakkame tegutsema. Õues on päris külm. Mingi hetk mul hakkas öösel ka jahe magades, et see fliistekk ikkagi ei hoidnud väga sooja. Nii kaua kui sai küpseb, sööme natukene suitsujuustu. Seda saia tuleb selles mõttes aeglaselt küpsetada möödukal kuumusel, et ta seest ka kenasti ära küpseks. Hommikusöök on nüüd söödud, ma arvan, et panemegi asjad kokku ja siis liigume edasi. Eile oli mul kokku 8 tervet telgivaia. Tänase seisuga on mul üks vai selline. Üks vai on selline, üks vai on enam-vähem. Ja sellised nad nüüd on siis. Sellepärast tasubki oma telkimisala üle vaadata enne kui ära lähed. Mul oleks üks kaamera aku praegu siia maha jäänud. Õnneks ma nägin ja ei lähe midagi kaotsi õnneks. Aga nüüd on, ma arvan, et kõik ja võime hakata liikuma. Ma arvan, meil ongi jäänud siuke 2-3 kilomeetrit kõndida ja siis me oleme sellele Harilaiu matkarajale ringi peale teinud. Seda rada ongi võimalik läbida kahte moodi, et kas sa kõnnidki tuletornini ja tagasi või siis sa teed suurema ringi siis teist poolt rannikut läbi. Soovitan teilgi siia tulla ja ring peale teha. Kell on praegu 6 läbi 5 minutit, nii et oleme kenasti graafikus.
kunagi Harilaid oli siuke lage ala, aga nõukogude ajal taheti kõik siuksed lagedad alad katta siis metsaga. Samamoodi tehti ka Harilaiul ja tänu sellele suurenes Harilaiul metsapindala ligi 16 korda. Varem oli see ainult 10 hektarit, aga probleem oli selles, et see pind, mis siin on toitainevaene ja see ala üldse on avatud tuultele, mis siis mõjutas ka mändide kasvu. Ja nagu te näete, need männid on ainult mõne meetri kõrgused ja nad on siia korrapäraselt istutatud. Päris huvitav siuke ajalugu, et kunagi see ala oli kõik lage. Päris võimsad lained. Täna on ka päris tuuline. Nagu te näete, puud jooksivad kõik ühe joone peal. Need ongi need, mis siia on istutatud. Siin täpselt samamoodi. Kõik lähevad ühe joone peal. Ja vaadake, kui madalad need on. Ainult mõni meeter. Eile me läksime selles suunas, täna tulime sealt suunast. No nii, ma loodan, et sulle meeldis see video. Kui sulle meeldis, viska like. Mina omalt poolt soovin sulle ilusat jaaniaega ja näeme järgmises videos. Davai, tšau! Keeruta, lennuta, linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaa juunikuu ööl. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saaremaa heinamaa juunikuu ööl.